Selli lugu sai alguse nädalapäevad tagasi, kui ta peremehe käest jooksu pani. Me oleme mähel käime korralike nädalavahestusse, laseme käppasid sirutada. Ja siis väike poiss oli meil metsas kaasas, meid isiklikult ei olnud, mees oli ka. Ja ta läks teisele koerale järgi. Ta jooksis ära, ta ei saanud teda nagu kätte siis? Ei jõudnud, tähendab, ta läks nüüd teisele koerale järgi ja mees ei saanud nagu niisugust pisikest ponni nagu metsa jätta. Ta jooksis küll nii kaugele, kui silm ulatus, et last näha. Aga ta läks teisele koerale järgi, kuna tal on jooksuaeg. Eksinud kutsa sattus näljase ja kurvana Pirita teele, kus koer surmasuust läbi käis. Tol hetkel, kui meie sinna jõudsime, siis jäi tema ühe auto ette, kes siis hetkeks jäi seisma. Siis hakkas see auto süüdimatult minema, nii et see koer jäi talle lihtsalt sinna kuskile kõhu alla kinni. See oli suhteliselt madal auto. No, see oli sõnul seletamatu, me siis kargasime autost välja, see pöörles seal auto kõhu all, siis lõpuks jäi see auto seisma, see koer sai sealt alt välja, tuigerdas tee peale, siis ta sai müksu järgmiselt autolt, kes ka ei suvatsenud seisma jääda. Edasi maksid koera aidata otsustanud naised oma taskust ja heast südamest 1500 krooni, et loomade kiirabi kutsuda. Loomade varjupaika helistades saadeti nad maakeeli öeldes mitu korda pikalt. Lõpuks saabus siiski kohale autojuht loomapüüdja Tarmo. Te ei kujuta ette, millise kiirusega võib mööda Västriku tänavat sõita ja millise uhke kaarega sinna maja ette pidurite kriginal tulla. Ja siis tuli sealt üks eriti tigeda näoga meesterahvas välja, kes siis marssis selle koera juurde, pani talle rihma taha ja hakkas teda siis bussi poole logistama. Tarmo käitus naiste sõnul loomaga nii jõhkralt, et nad mehe vastu politseisse avalduse tegid. Kohe peale seda, kui Selli lugu Reporteri saates eetris oli käinud, helistas meile toimetusse koera omanik Anneli. Nüüd said Anneli Pakkas ja tema poeg Sander minna oma koerale varjupaika järele. Koer on ka kadunud. No aga me leidsime koera üles. Igal juhul tundsime omaniku ära. No mis tunne on? Hea tunne. Sander, on sinu kutsa või? Jah. Tule teie ka siis Paisellile. No Selli, nüüd lähed koju. Aga ta vist väga hullus seisukorras ei ole. Ei ole, ainult natukene räämas on, et ma loodan, et midagi hullu ei ole. Kui vana ta on teil? Ta on 13,5 aastane. Vana koer juba? Vana koer, tal on nagu jooksuaeg, et ma ei tea. Et siuke asi juhtus meil küll esimest korda. Tahaks tänada veel omakorda seda inimest, kes nagu koera leidis ja jäi autoga seisma. Ja siis andis talle ka esmaabi. Et oleks selliseid inimesi rohkem ja need panen südamele autojuhtidele, ma olen ise ka autojuht ja teinekord ka jalakäijad. Et kui loom ikkagi on tee ääres juba, siis on arvata, et ta võib ka tee peale hüpata, et peaks nagu natuke kiirust madalamaks võtma ja andma ka koerale või kassile võimaluse teed ületada. Et sellised juhtumid edaspidi veel kergemini lahenduse leiaksid, märgistati kutsa nahaalune kiibiga. Kiip paigaldatakse vasakule poole kaela piirkonda, et see on selline kokkulepitud koht, mis siis lihtsustab oluliselt kiibi olemasolu kindlaks tegemist, kas siis kliinikus või varjupaigas. Ja kiip ise on selline umbes riisitera suurune, paikneb siis naha all, ta on loomaorganismi suhtes täiesti neutraalne, mingisugust valuvaeva ta loomale ei tee ja töötab ta tegelikult sellise, lihtsustatult öeldes sellise ribakoodi põhimõttel, mida siis spetsiaalse lugeja abil saab lugeda. Kõik on hea, mis hästi lõpeb. Aga olgem ausad, eks õppida ole sellest loost peale Tallinna loomade varjupaiga autojuht loomavedaja Tarmo veel teistelgi. Sest autojuhid sõitsid ju koerast üle ja kimasid edasi. Siis ta sai müksu järgmiselt autolt, kes ka ei suvatsenud seisma jääda. Kuna ausalt öelda meie tähelepanu sel hetkel oli koerale, siis nende autonumbreid ei oska ma öelda, see jääb nende enda südametunnistusele, kes niimoodi loomast üle sõidavad ja siis lihtsalt süüdimatult lahkuvad.